Tere kõigile! Täna uurime trigonomeetrilisi seoseid täisnurkses kolmnurgas. Ole hea, pane vihikusse ka pealkiri ja tee endale joonis täisnurkse kolmnurga kohta. Juba varasemalt Pythagorase teoreemi õppides tähistasime kaatetid A ja B ja hüpotenuusid C. Pythagorase teoreem seostas omavahel kõik täisnurkse kolmnurga küljed, siis nüüd trigonomeetrilised seosed seovad omavahel küljed ja nurgad. Nii et meil on võimalik hakata siis leidma täisnurkse kolmnurga nurki, kui meil on olemas mõni täisnurkse kolmnurga külgedest. Enne kui me lähme valemite juurde, siis sa pead täisnurkses kolmnurgas aru saama mõndadest sellistest lisamõistetest. Liigu oma kolmnurga juures nurka alfa. Nurga alfa ma panin enda kolmnurgas siia üles ja värvisin punaseks, nii nagu oli ka kaatet A. Nüüd, kui sa oled nurgas alfa, siis nurga alfa vaates on siin kolmnurgas olemas tema vastaskaatet, mis on tema vastas, ja on olemas tema lähiskaatet, mis on tema kohe lähedal. Mine nurga beeta juurde. Nurga beetal on samamoodi, tal on olemas vastaskaatet, mis on tema vastas, ja tal on olemas lähiskaatet, mis on tema juures. Ja siis on hüpotenuus. Hüpotenuus ei ole vastas ega lähis, vaid hüpotenuus on lihtsalt eraldi. Aga jah, kaks mõistet, vastaskaatet ja lähiskaatet. Ja see oleneb, mis nurgast ma vaatan. Kui ma vaatan nurgast alfa, siis minu vastaskaatet on A. Kui ma vaatan nurgast beeta, siis vastaskaatet on B. Ja lähiskaatet samamoodi oleneb, mis nurgast ma seda vaatan. Nurgast alfa on lähiskaatet B ja nurgast beeta on lähiskaatet A. Tuleb välja, et kui ma täisnurkses kolmnurgas külgede pikkuseid muudan, siis muutuvad ka tegelikult nurgad. No täisnurk muidugi ei muutu, aga kui sa vaatad alfat ja beetat praegu, siis nende suurused muutuvad. Nii et järelikult peavad olema kuidagi seotud omavahel küljed ja nurgad. Ja neid seoseid nimetataksegi trigonomeetrilisteks seosteks. Ja nendel on eripärased nimetused, mida sa siiamaani kuulnud ei ole. Ja need nimetused on siinus, koosinus ja tangens. Ja paneme siis kirja, et mida need tähendavad. Nurga siinus, ehk siis näiteks nurga alfa siinus, on tema vastaskaateti ja hüpotenuusi jagatis. Paneme kirja ka valemi. Valemis kirjutatakse siinus siis sin, nurk alfa, ja praegult siin joonisel on nurga alfa vastaskaatet A ja hüpotenuus C. Teiseks koosinus. Nurga koosinus on tema lähiskaateti ja hüpotenuusi jagatis. Koosinuse lühend on cos, alfa, ja see on siis praegult on meil alfa lähiskaatet on B jagatud C-ga. Ja viimaseks nurga tangens on vastaskaateti ja lähiskaateti jagatis. Näiteks nurk alfa, tema tangens on siis vastaskaatet jagatud lähiskaatetiga. Nii need sõnad tunduvad sulle võõrapärased, aga võta neid lihtsalt mõistetena. Sa pead meelde jätma, et siinus on vastaskaatet jagatud hüpotenuusiga, koosinus on lähiskaatet jagatud hüpotenuusiga ja tangens on vastaskaatet jagatud lähiskaatetiga. Nüüd, mida me nende seostega saame teha? Siinus, koosinus, tangens on ka sinu kalkulaatori peal olemas. Otsi oma kalkulaatori pealt üles nupud, nad on eraldi nuppude peal. Ehk siis, kui mul näiteks on olemas üks kolmnurga külg ja üks nurk, ma saan need siia seosesse asendada ja saan näiteks leida hüpotenuusi. Või mul on olemas hüpotenuus ja nurk, saan leida lähiskaateti ja nii edasi. Me teeme läbi ka täna päris mitu näiteülesannet, nii et võta oma kalkulaator ja proovi minuga kaasa mõelda. Esimene näiteülesanne on sinu ees.
arvutada täisnurkse kolmnurga hüpotenuus ehk siis C, kui üks nurk on 50 kraadi, me nüüd ei tea, kas alfa või beta, aga selle nurga lähiskaatet on 5 sentimeetrit ehk lähiskaatet. Ja nüüd ma olen tähelepanelik. Kui ma võtan, et nurk on alfa, siis tema lähiskaatet on B. Kui ma aga võtan, et see nurk 50 on beta, siis tema lähiskaatet on A. Nii et olen tähelepanelik. Ja panen siis andmed kirja nende tähistustega, mis on minu kolmnurgas ja mis on ka valemites. Nüüd tuleb mul otsida sobiv valem. Otsin valemi, kus on alfa ja B ja siis hüpotenuus C. Ja ma näen, et see on koosinuse valem. Koosinus alfa ehk 50 kraadi saan ma välja arvutada, B on mul olemas ja C pean leidma. Ehk esiteks tasub mul sellest valemist avaldada C. Nii, C on mul avaldatud, nii et nüüd saan ma panna siis arvud B ja alfa asemele ja tekib mul siis selline tehe C võrdub 5 jagatud koosinus 50 kraadist. Nii, nüüd sa võtad kätte omal kalkulaatori. Kalkulaatori peal pead sa kõigepealt vaatama, et sul oli üleval sellises peenikeses reas oleks sõna DEG, D-E-G. See tähendab, et sinu kalkulaator arvutab degrees ehk siis kraadides. Kui sinul seda seal üleval ei ole, siis otsi omal kalkulaatori peal nupp, mille peal on kirjutatud DEG ja vajuta seda nuppu, et sa saaksid valida siis, et mis ühikutes sinu kalkulaator arvutab. Tavaolekus on sul kalkulaator juba kraadide arvutamise peal. Nii, hakkame koos arvutama nii 5 jagatud. Nüüd otsi üles koosinuse nupp, vajuta koosinust ja 50 kraadimärki eraldi me ei pane ja võrdub. Minul tuleb ette siis 7,77, 8,6 ja nii edasi ja ümardan näiteks kümnendikeni, mis minul on 7,8 sentimeetrit. Proovi rahulikult läbi, kas sul tuleb sama vastus. Võtame teise näite ülesande. Arvuta täisnurkse kolmnurga kaatet, kui selle kaateti vastasnurk on 50 kraadi ja hüpotenuus on 10. Nii, paneme jälle andmed kirja siis samade tähistustega, mis meil on valemites. Nii, kaatet võib nüüd olla näiteks A ja tema vastasnurk ongi siis alfa. Nii et meil on olemas A ja alfa ja peame leidma C-d. Kui otsime nüüd üles, siis A, alfa ja C on siinuse valemis, nii et seda me hakkame kasutama. Nii, esiteks siis andmed. Ja kuna meie otsitav on siinuse valemis, siis järgmiseks tuleb meil siinuse valem välja kirjutada ja siit avaldada kaatet A. Kaatet A asub siin murru lugejas, järelikult pean teised kaks siis kokku korrutama ja saan A kätte. Nii, nüüd tuleb mul arvud asemele panna ja vaadata, kuidas see tehe mul välja tuleb. Nii, siinus 50 korda 10 sisestan kalkulaatorisse rahulikult ja ümardan vastuse ära, minul tuleb 7,7 sentimeetrit otsitava kaateti pikkuseks. Kui nüüd sinu kalkulaatoris ei tule millegipärast need vastused üldse välja, siis ole hea, saada mulle kohe kiri, anna mulle teada ja siis saame juba koos vaadata, et kuidas sinu kalkulaator täpsemalt töötab. Nii, teeme mõne näite ülesande veel. Kolmas ülesanne on siis selline, et meil on antud hüpotenuus, meil on antud üks nurk ja küsitakse selle nurga lähiskaatetit. Nii, sa tead, et lähiskaatet ja hüpotenuus olid koosinuse valemis, nii et kirjutame välja siis andmed selle joonise järgi. Ja kui ma andmeid välja kirjutasin, siis ma kirjutasin ka need samad tähistused oma kolmnurga peale. Ja siin on nüüd teistsugune lugu. Nii nagu ma seletamise ajal tähistasin, oli nii, et A vastasnurk oli alfa ja külje B vastasnurk oli beta. Nii et siin ma võin ka kirjutada, et hüpotenuus C on 10, sellega ei ole midagi keerulist, aga nüüd nurkade mõttes on mul 24 kraadi hoopis nurk beta. Kui sa nüüd vaatad neid seoseid, siis siin meil kuskil nurka betat ei olnud. Tegelikult saab need samad seosed ka nurga beta korral välja kirjutada, aga proovime kasutada seda definitsiooni, mis me õppisime. Ehk siis beta on meil asub siin ja meil on vaja teada tema lähiskaatetit. Nüüd lähiskaatet ja hüpotenuus
otsi ülesse, lähiskaatet ja hüpotenüus on koosinus ehk koosinus beeta on A jagatud C-ga. Paneme selle ka kirja. Koosinus beeta ja koosinus oli lähiskaatet jagatud hüpotenüüsiga. Nüüd kuna meil läheb vaja siin seda lähiskaatetit, siis avaldan lähiskaateti koosinus beeta korda C ja nüüd saan juba arvu tasemele siia panna. Ja selle kõik saad oma kalkulaatoriga välja arvutada, koosinus 24 korda 10 ja vastus peaks tulema 9,1 sentimeetrit, nii et selle kaateti pikkus selles kolmnurgas on 9,1 sentimeetrit. Ja vaatame ühe näite ülesande veel. Siin on nüüd täisnurkne kolmnurk natuke teistpidi, aga sellest pole midagi. Lisame oma tähistused. Kaatetid A ja B, hüpotenüus C, kaateti A vastasnurk alfa, kaateti B vastasnurk beeta. Ja vaatame, mis andmed on antud. Meil on antud kaatetid ja ühe kaateti siis vastasnurk, teise kaateti lähisnurk. Nüüd nendest lausetest, mis sa enne kirja panid, kui on lähiskaatet jagatud või tähendab vastaskaatet jagatud lähiskaatetiga, see oli meil tangens. Ainukene trigonomeetriline seos, kus on kaks kaatetit omavahel seotud, on tangens, nii et siit tuleb meil tangensit kasutada. Esiteks paneme kirja andmed oma tähistustega ja seejärel tangensi valemi. Nurgast vaadatuna tähendas tangensis vastaskaatet jagatud lähiskaatetiga ehk tangens beeta võrdub B jagatud A-ga. Paneme kirja ja avaldame sealt B. Kui valem on korrektselt kirjas vastaskaatet jagatud lähiskaatetiga, siis avaldame selle külje, mis meil vaja leida on ehk B hetkel ja see on tangens beeta korda A ja nüüd paneme arvu tasemele ja proovime kalkulaatoriga välja arvutada. Minul tuleb välja siis selline vastus. Ja vaatame korraks veel kõige olulisema üle. Sa pead meelde jätma, mida siinus, koosinus, tangens tähendavad. Need tähendavad mingite külgede jagamist, nii et on oluline meelde jätta, mis küljed tuleb jagada, et leida siinust, mis küljed koosinuse jaoks ja mis küljed tangensi jaoks. Nüüd ennem kirjutasime vihikusse nurga A vaatepunktist välja kõik kolm trigonomeetrilist seost. Nüüd siia kõrvale ma kirjutasin ka nurga B vaatepunktist need kolm seost välja. Kirjuta endale ka siinus beeta tähendab vastaskaatet jagatud hüpotenüüsiga, koosinus beeta tähendab lähiskaatet jagatud hüpotenüüsiga ja tangens beeta tähendab vastaskaatet jagatud lähiskaatetiga. Ma annan sulle täna mõned ülesanded ka lahendada, ole tähelepanelik ja ma usun, et sa saad sellega hakkama.